Ikkagi jõudsin. Toredat kevade algust kõigile. Selle suure tormi sees on vahepeal saabunud kevad, nii et ilmad hakkavad soojemaks minema, see on ääretult tore. Tänase saate käin natukene hilja peal, aga jõudsin ikkagi õige päeva numbri sisse, nii et sellega on nagu selles suhtes korras. See, et kevad saabus, see on kuidagi tore. Kevadega tuli ilusam ilm ja teravam päike ja on mida nagu oodata. Eile ma teid vähe ehmatasin, ma loodan, et sellest ehmatamisest oli ka kasu, sellepärast ega noh. Me oleme alles allapoole teel, aga pole viga. Sealt me tuleme välja. Hooga. Siis täna räägime ka natuke, mis meil siis siin toimub ja mis uudised on olnud. Päris häid uudised on kusjuures olnud. Täitsa ka üllatus. Et on olnud täitsa siukseid uudiseid, mida ammu on oodatud. Eelmine kord keegi küsis mult sääse probleemi kohta, et kas sääsed hakkavad ka siis edasi kandma neid koroonat. Siis ma uurisin selle sääskede kohta ja tundub, et sääse probleemi esialgu sääske nagu kartma ei pea. Sääsk ka tore loom piniseb ja nii edasi, et aga kuskil ei ole märgatud, seda on ka juba natukene uuritud, kuskil ei ole märgatud ja ei ole täheldatud, et sääsed seda levitavad. See võib osalt tulla ka sellest, et koroona ikkagi pesitseb kopsudes. Ja tänu sellele, et ta nagu kopsudes pesitseb, ta nagu, ma ei olegi aru saanud, et siis nagu vere kandmisega ta nagu edasi vist ei liigu. Sellega ma võin muidugi puusse panna, see osa mul jäi uurimata, aga nii palju küll, et seda nagu ei kardeta, et sääsed siis meil seda edasi tassivad. Mis on tore. Janne vahepeal annab teda, et nii hilja täna live. Täna hilja, sellepärast, et läbpärast. Nii. Kus need head uudised mul nüüd siin kirjas olid? Ahah, World Health Organization alustas ülemaailmset uuringut nimega, ma ei tea mille pärast, aga siuke nimi nagu Solidaarsus on siis selle uuringu nimi, kus nad siis üritatakse teada saada 5 erineva ravimi mõju siis koroona haiguse vastu. Et need on kõik erinevad ravimid, mida on siis nagu väidetud, et nad nagu justkui aitavad. Ja nüüd hakkasid uurima, et kas aitavad, mismoodi aitavad, kuidas aitavad. Et seal oli üks nendest ravimitest oli mingisugune HIV ravim, siis oli seal mingisugune oli 30-ndatest pärit malaaria ravim, et nad kõik väidetavalt pidid kuidagi nagu aitama, et patsiendid pidid nagu paranema. Ja siis need ongi nagu see uuring ongi see, et see on ülemaailmne uuring ja siis igal pool erinevates maailma punktides hakatakse nagu vaatama, et kuidas mismoodi asi mõjub. See on nagu päris äge. Seepärast, et mis oli just see vana malaaria ravim, see ravimite nimed on küll ikka pisteetsena. Klorokuine, Q-tähega, klorokuine. Et see pidi olema päris efektiivne. Aga kui nad on nagu nii vana ravimi, siis sellega, need probleemid, aga need ei ole päris probleemid, et need lahendatakse ära. Pidi päris hea tulemust on. Siis hea uudis on ka see, tundub, et meie tavaline iga-aastane gripiprobleem hakkab ka nagu läbi saama. Läti juba teatas, et neil on gripi hooaeg läbi, ju ta meil ka siis saab varsti läbi. Mis on väga hea, sellepärast, et siis sellega kaob ära see segadus. Et gripi ja siis koroona nagu segadus, et nagu pannakse ühte samasse kaussi. Lahe uudis oli ka see, et Hiinas on nagu asi nüüd nii palju stabiliseerunud, et nüüd nad on vist ikka seal usinalt kütavad neid maske teha, maske ja kaitseriideid ja kõiki neid asju. Et täna saabuski lennukitäis kaupa saabus siis Tšehhi ja Leedukatele.
Tšehhis vist oli olukord nii hull, et arstid ise hakkasid neid õmblema, samamoodi nagu Ameerikas praegu. No said otsa lihtsalt, noh. Ja siis Hiina saatis lennuk oli paksult kasti täis, saatis neid maske ja igasugust kaitsevahendeid. Et tundub, et seal see olukord on nii palju juba, et inimesed saadavad tagasi tööle ja arvatavasti nüüd mõnda aega neid maske porbivadki ainult. Nii. Niimoodi, et mulle siin kuskil oli veel üks hea uudis oli. No meil oli see uudis, et New York Times kiidab Eestit üldisemalt, ta ei olnud küll koroonaga minu arust seotud, et see oli lihtsalt, et me oleme siuke tore riik ja meil on majandus päris hea ja me ei ole eriti võlgu kellegile, et küll me oleme tublid. Eks ikka siuke, kui siukene suur väljaanne tunnustab siukest väikest Eestit, siis see on nagu siuke kõva sõna. Et eks see annab meile ka nagu eelise selles mõttes, et või teatava usalduse, kui meil on vaja mingit laenu võtta või mingit kaupa teha. Et ka meid tunnustati, on ju. Hispaanias hakati hotelle haiglatena kasutamast, seal see asi nagu nüüd plahvatas ja kuna ruumi oli haiglates väes, hakati hotelle kasutama haiglatena ja huvitav oli see, mis ma teada sain, et põhimõtteliselt oli vaktsiin koroonale olemas vist 1 või 2 päeva peale seda, kui nad suutsid selle koroonal nagu ei ole siis DNA, vaid on see RNA, see teine see ahel. Et kohe, kui nad suutsid selle ahel nagu ära kaardistada, oli ka kohe vaktsiin olemas. Aga miks seda vaktsiin inimeste kätte siis anda on see, et aasta aega tuleb teda testida, mis kõrvalmõjud tal on. Ja mis, et ei ole mõtet anda meile vaktsiini, mis meid järgmine päev maha tapab, sellest on nagu väga palju tolku. Aga põhimõtteliselt nüüd ongi olukord selline, kus on hästi palju erinevaid vaktsiinivorme ja nüüd on ainult testivad need. Testivad. Nii. Ja lähipäevil peaksid Inglismaal saama valmis testid, mis ütlevad, et testides on võimalik teada saada seda, et kas sa oled põdenud koroona läbi või mitte. Ja see on hästi lahe, sest sellise testiga näiteks ongi, et inimene on vahepeal tundnud kehvast, on karantiinis olnud, talle tehakse test ära, sa oled koroona läbi põdenud, arvatavasti sul on antikehad olemas, sa võid põhimõtteliselt tagasi tööle minna normaalse elu peale. Et see nagu aitab sellele majanduskaosele natukene nagu pidurit panna ja abivägesid ja nii edasi. Et muidu kõik istuvad varsti kodus luku taga ja keegi ei tea, mis nüüd saab ja nii edasi. Et eks neist, kui kiiresti nad muidugi neid teste suudavad nagu midagi tootma hakata või kuidas see protsess käib, aga igastest see peaks nüüd kohe valmis saama. Et test, mis ütleb, kas sa oled põdenud koroonat või mitte. Nii. Nii, kas on veel häid uudiseid? Vaatame. Eile oli jah nii palju kehvasid uudid, seepärast ma tahangi nagu täna natukene nagu tasakaalustada. Nii, vaatame, mis siit siis tuleb nüüd. Ma siis nagu sujuvalt lähen ikkagi nende teiste uudiste peale ka. Et see jutt, mis on nagu arvatavasti meil siin räägitud, et suvi võib aeglustada, tähendab, suvi võib nagu lõpetada selle probleemi ära, see päris tõele ei vasta. Sest Afrikas ta levib igal pool, teistes soojades riikides levib samamoodi. Et mida arvatavasti see koroona Eestis teeb, kui suvi tuleb, on see, et ta ei levi enam nii hästi. Et inimesed, see on see puht loogika pealt, et inimesed arvatavasti ei käi siis nii palju enam kitsastes siseruumides, kuskil kõrtsudes ja nii edasi, et rohkem veedetakse aega vabas õhus. Päike võib loota, et päike äkki kuigi palju tapab teda, kui ta on nagu välja köhitud pindade pealt ära. Inimesed on õues rohkem, inimestel rohkem D-vitamiini, immuun on tugevam, et eks ta nagu selline langus tuleb ja selline taastumisaeg. Et see on nagu tore, et suvi seda ei tapa, aga suvi teeb selle nagu rahulikumaks, selle meil selle olemises on.
no mis siis oli veel päris huvitav, ma hakkasin siis nagu mõtlema, et mis värk selle peldikupaberiga ikkagi on. Võiks ju osta nagu ükstaspuha mingit teist asja, aga miks on peldikupaber see, millest on nüüd nagu meemid tekkinud ja eraldi grupid ja lausa siuke koroona pärimus, ütleme. Ja uurisin ja arvatavasti see põhjus on hästi lihtne, hästi tobe. Iva on selles, et vaadake, peldikupaber võtab füüsiliselt hästi palju ruumi. Et kui sa lähed poodi peldikupaberit ostma, mis tavaliselt on seal 8 pakkides või 16 pakkides. See pakk on võrdlemisi suur. Ja neid pakke ei mahu väga palju riiuli peale, kui me võrdleme näiteks purgisuppidega või makaronidega. Neid pakke mahub päris vähe sinna riiulisse. Ja need riiulid saavad väga ruttu tühjaks, kui tekib ostlemine. Ja see efekt tekibki sellest, et kui sa lähed näiteks poodi ja näed, kuradi raisk, peldikupaberi riiulid on tühjad, siis tekibki see alateadlik instinkt, nii, nüüd tuleb varuma hakata ja mingi jama on. Ja seda on ajaloost nagu mitu korda olnud Ameerikas eriti, sest neile nagu meeldib paanika, kus ongi esimese asjana alati ostetakse peldikupaber ära. Sest esimesed, kes reageerivad, et mingisugune sündmus on tulevas, ma ostan heaks juhuks paar varupakki peldikupaberit, need paar varupakki juba tekivad riiuli peale tühiku. Ja siis tuleb järgmine vaata, kurat, siit juba hakkavad asjad kaduma, ma võtan ka siis paar tükki. Ja siis ongi, ütleme, 6-7 inimest on natukene rohkem kui tavaliselt peldikupaberit ostnud ja ongi juba riiulitel tühjus ja siis hakkab juba paanika tekkima. Ja paanika tekitab paanikat, mis tähendabki seda, et riiul täidetakse ära, sest võetakse ruttu ära, sest kohe saab otsa. Aga tõenäoliselt peldikupaber üldse meil on nagu otsa saab, on üpris väike, et lihtsalt peldikupaber on nagu esimene asi, tähendab, kuna ta on nii suur toode, siis ta on esimene asi, mis riiulitel alati otsa saab. Päris naljakas, päris tobe ka nagu samaaegselt, sest ta on lihtsalt suur, peldikupaberi pakk on suur. Ja seal ongi see efekt. Näed, et on juba tühjad riiulid, sa hakkad ise äkki rohkem jagu. Rohkem mahu riiuli peale lihtsalt. Nii. Ja üldse, kuidas inimene kogeb paanikat või siukest ärritust on see, et mõnes mõttes see maailmapilt, mida me nagu näeme oma silmadega, oletame, et oleks nagu mingisugune arvutiekraan, mida me vaatame, või siis nagu mingi maal seina peal, mis muutub, nagu Harry Potteris oli, et ütleme nagu arvutiekraan. Siis kui toimub nagu olukorra muutus, siis sinna ekraani peale tekib nagu mingisugune siukene ollus, millest ma aru ei saa. Ja see arusaamatus ongi see, mis hakkab inimestes tekitama paanikat. Sest need, kes sellest olukorrast saavad aru, neil ei ole paanikat. Nad saavad aru, et siuke asi toimub, siuke asi on kasvamas ja nii edasi. Seal ei ole nagu põhjust paanikaks, nad nagu näevad seda. Aga need inimesed, kes sellest nagu aru ei saa, nad ei näe seda. Nad lihtsalt tajuvad, et selle pildi peal on tekkinud mingisugune asi, mis mõjutab. Kuidas täpselt aru ei saa, mida ta teeb, seda ka täpselt aru ei saa, aga võt on seal ja häirib. Ilus pilt oli muidu, aga nüüd on mingi must plärakas seal nimega koroona. Tahaks, et ei oleks. Tahaks värvilist maailma tagasi. Aga selle vastu aitabki teadmised. Okei, natuke teisi uudised ka. Kõige noorem inimene, kes on hetkel koroona kätte ära surnud, oli 14-aastane poiss Hiinas. Et see jutt ei pea enam üldse paika, et ta ainult vanuritele mõjub. Nii palju kui ma uurisin, mis ma sain teada see, et lapsed ikkagi saavad koroona, tähendab, nad nakatuvad koroonasse ja võivad jääda ka haigeks koroonast. Ja üldiselt on niimoodi, et väiksemad lapsed põevad seda raskemalt läbi, vanemad lapsed kergemalt.
Statistika nagu näitas seda, et ütleme, ongi vastsündinust kuni ütleme 14, ütleme 13, 14 põevad raskemalt läbi ja siis sealt edasi, ütleme siis 14 kuni, sealt saabki päris pikemalt teha, et 14 kuni ütleme 29, siis neil on vähem sümptomeid. Et pisikesi tuleb hoida. Et neid on küll väga vähe sellesse ära surnud, aga nad ikkagi põevad selle läbi. Ja viirus natukene jah, et sümptomid ilmnesid kõige rohkem lastel ja vanematel inimestel. Noorukitel neid põhimõtteliselt oli vähem. Et see, kui ütleme 20-30 aastast räägivad, et ei, mul ei ole midagi häda, siis kui see sama asi oleks vanemal inimesel või nooremal, siis oleks nagu jama. Et see oli nagu huvitav asi. Lihtsalt saab nagu valmis olla selleks, et ära ei ehmata, kui et lapsed ikkagi jäävad ka sellesse. Väga harva nagu muutub see fataalseks, aga ikkagi põevad läbi selle. Miks arvatavasti Itaalias oli rohkem, on nagu nii palju surmasid järsku olnud? Arvatavasti sellepärast, et meil räägitakse nüüd igal pool see, et inglise keeles on see flatten the curve, et teeme selle kurvi madalamaks koju jääb. Ma seletasin ka teile, kus seda on joonis on. Et see on see joonis. Mis tähendas siis seda, et kui toimub korraga hästi suur nakatunute arv, siis korraga hästi paljud inimesed jäävad haigeks ja hakkavad seda läbi põdema. Ja võib juhtuda, et korraga hästi paljud inimesed tahavad, hästi paljudel mitte ei taha, vaid hästi paljudel inimestel on arsti abi vaja selleks, et sellest olukorrast välja tulla. Ja siis juhtubki see, et kui see teelik siin on arstiabi võimekus ja see teelik siin on aeg, siis võis Itaalias juhtuski niimoodi, et korraga jäid hästi paljud inimesed haigeks, aga meditsiin ei saa neid aidata. Lihtsalt puht füüsiliselt ei olnud võimalik. Ja nüüd, kui Itaalia võttis vastu meetmed, kõik jäävad koju, rohkem ei nakata mitte kedagi, püsite toas, ei huvita, siis see on nagu kaasa toonud selle, et see langus on hakanud pihta. Et see aeg on nagu pikemaks veninud. Idee ongi selles, et kui sa püsid kodus isolatsioonis, siis sa nakatad vähemaid inimesi, eks nad kuskilt ikka saavad selle külge, aga see ajatelg on pikem, millal nad nakatuvad ja millal neil siis sümptomid välja hüppavad. Et see oli nagu see võrdlus, mille meile tõin, et kui nüüd 100 inimest korraga lähevad McDonaldsis hamburgerit ostma, siis 20 tükki saavad oma burgerit kätte, aga ülejäänud jäävad nälga. Et see on nagu täpselt sama efekt, et kui 100 inimest korraga lähevad, ütleme 100 on võib-olla vähe, 1000 inimest korraga vajavad erakorralist meditsiinilist abi, aga võimekus on 100-le, mis ülejäänud saab. Et sellepärast tasubki isolatsioonis istuda teiste pärast. Ja ka enda pärast natuke, rohkem teiste pärast. Et seda numbrit väiksemana hoida. Sest see on see, mis Itaalias juhtus ja see juhtus ka selles Hubei linnas Hiinas. Korraga see number plahvatas nii suureks, et lihtsalt ei olnud võimalik kuidagi aidata neid inimesi, kes abi vajasid. Nii seal läks, on ju. Et arvatavasti see on ka see põhjus, mille pärast siis see Itaalia number nõnda suur on. Ja võib kahtlustada, et see number läheb hästi suureks ka Ameerikas, Hispaanias, Inglismaal, võib-olla ka Prantsusmaal. Aga muidugi Prantsusmaa on nüüd hästi karmilt võtnud otsuseid vastu, Hispaania hästi karmilt võtnud otsuseid vastu, Ameerika nüüd näeb vaeva. Et kõik näevad vaeva. Võib-olla see kannab vilja. Natuke nagu segadus mul on Eesti suhtes. Ühtepidi ma olen rõõmus, sest ma tegin nädala alguses ju prognoosi, et nädal lõpuks meil on registreeritud 1000 nakatunut ja arvatavasti 1 surm.
noh, nädal lõpuni on veel aega, aga noh, seda 1000 kindlasti ära ei tule, see oleks natukene šokk rahvale, kui järsku, mis meil Eestis on, mis asja 280 midagi, selle pealt hüppame 1000 peale, et ma arvan, meil isegi kui see number on selline, meil ei öelda seda, et toimuks ikkagi järk-järguline kasv. Aga võib-olla tõesti midagi juhtunud. No muidugi meil oli mingi teema nende proovidega nüüd eelmine nädal, et eks näis. Plahvatusoht on meilgi olemas. Ja kui me testida ei saa ja karantiini ei ole, siis võib päris koledasti minna. Aga võib-olla eestlased on erilised. Võib-olla meil see asi töötab kuidagi teistmoodi, sest miks ma kahtlustan ka, et Ameerikas see surmade number nii suur tuleb, on sellepärast, et kui vaadata nüüd, kus see kaart nüüd on, see võrdomeeter Itaalia, kus on mis tähendab, meil oli uudis ka, et Itaalias 90 midagi protsenti inimestel, kes surid koroonasse, neil oli eelnevalt mingisugune probleem all. Mingisugune haigus oli all olemas. Siis mul tekkiski huvi, et mis seal siis all pidi olema? See hull värk küll Itaalias, noh. Praegu on Itaalias nakatunud 37 860, kellest taastunud sellest koroonast on 5100 inimest, surm on saanud 4000. Ja see on nagu nii ulme number, et põhimõtteliselt Itaalias on praegu sedasi, et iga päev oleks nagu Estonia laeva katastroof. Nii palju inimesi sureb ära, isegi rohkem hetkel. Täiesti ulvärk. Aga noh, räägitakse, arvatakse, et Itaalia saavutabki oma haripunkti nüüd lähipäevil ja siis tuleb see pööre, kus tõmbab vaikseks ära seal. Aga noh, ikkagi iga päev Estonia jagu inimesi. Ja see lihtsalt tuli sellest, et nad ei olnud valmis. Venitasid seal. Negastes, pagan, ma ei leia seda üles. Las ta ei olla. Et äkki siit tuleb. Et see number 1 alushaigus, mis oli Itaalias, just oli see, et põhimõtteliselt, mis see ülekaalulisusega tekib see probleem, see kardiovaskulaarse no võt ei tule see sõna meelde. Negastes Ameerikas on pooled inimesed selles haiguses või selle probleemiga, nii et seal see võib nagu väga palju pahandust teha. Võib-olla ma imestaks, kui me siin kõik peame Ameerikale varsti appi minema, et ta seal üldse alles jääks, et seal nüüd küll kiiresti ja palju näevad vaeva, aga nagu ma arvan, Ameerika on nii suur, et üksi nad sellest jamast välja ei tule. Ei tea, kas nad hiinlastelt ka abi vastu võtaks, sest see oleks esimene koht, kus nad saaks, aga see on mis mul siin veel siis kirjas on? Jaa, miks Itaalia Hiinast ka mööda pani, oli see, et Hiinas see asi nagu hakkas sujuvalt pihta ja sujuvalt kasvas see probleem. Itaalias see suhteliselt järsku juhtus. Et see koht, kus Itaalia täna on, see hakkas pihta umbes 6 aega tagasi. Et see on 6 aega, nad jõudsid siis sinna, kus nad täna on. Et see umbes ajatelg ongi niimoodi, et kui vaadata ka teisi riike, et kuskil 6 ajaga toimub siis litakas. Noh, siis on kohe küsimus, et millal siis Eestis on. Kohe vaatan. Nii. Ma panin kirja siis, kui see
Saaremaa värk meil oli. Kas ma kahtlustan, et see ei olnud ainult Saaremaa, eks ta tilkus veel kuskilt meil siia sisse. Noh, Iraan oli meil 27. veebruar. Aga Saaremaa see, ütleme, see oli nagu ikka siuke tõsisem. See oli 5. märtsil. Täna on meil 20. märts. Et pinev nädal saab tulema. Pinev nädal saab olema. Võta korra kalendri lahti, vaata, mis see näitab siis. Pinev nädal saab tulema, jah. Nii. Jah. No ja võt, siis ongi, kui 5. märts on ju, siis eile sai sellest 2 nädalat, mis tähendab seda, et eks nüüd hakkab siis tulema neid haigeid. Eks nüüd hakkab tulema. Jah. Aga ma saan aru, et meedikud ja meditsiin on meil ja riik on selles mõttes nagu ta küll alustas nagu nädal aega hiljem, noh see minu isiklik arvamus, et oleks nädal aega varem alustada. Aga nüüd ta on kuidagi nagu selle aja nagu tasa teinud, et me mõnes mõttes oleme nagu okei, me küll nagu teste nii aktiivselt ei tee, aga mul nagu tunnetuslikult ütleks, et me oleks nagu natukene ees viirusest ettevalmistuse poole pealt, et teada on, mis tuleb, nagu nüüd varutakse ja just meedikutele anti palka juurde, et nad ikkagi ei murduks ja pingutaks ja nii edasi, et see on päris tore. Tahaks see vaeva. No see ongi see, et kui sa tead, et litaks tuleb, siis tuleb valmis olla. Keeradki selle põse ette, mille pealt nagu tead, et siia võib paugu saada. Ja siis saab nagu vastu lüüa. Noh, kui keegi veel küsib, et mille jaoks testida, siis testida tuleb selle jaoks, et näha vaenlast ja olla valmis. Et kui ideaalvariant oleks see, et kõik inimesed saaks ära testitud ja siis olekski kaardi peal kuskil paigas, et näed, siin on ja siin on ja siin on. Aga see lihtsalt ei ole võimalik, et eks nad üritavadki nende testidega kuidagi nagu leida üles need inimesed, kes arvatavasti võivad vajada pärast, kui tekivad haigusnähud, meditsiinilist abi ja võib-olla ka mingil määral kaardistada seda, et see ongi see, et teste on vähe ja siis neid tulebki võimalikult nagu arukalt kasutada. Nii. No jah, ja siis paanika ostlemine on ju. Et kui nüüd ka võib juhtuda, et kuulutatakse meil karantiin välja ja kas sa ise või su lähedased keegi tahab hakata paanika ostlema, siis sellel ei ole mitte mingit mõtet. Kui üldse ostelda, siis osteldagi vähemalt proovidagi kaine mõistusega seda teha, et mitte hakata makarone kokku ostmast. No ei ole see makaron kõige tervislikum toit. Puuviljad, juurviljad, värske liha või külmutatud liha. Et nagu mõnes mõttes nagu oma igapäeva toitumine eeldusel, et see on tervislik, aga seda võib lihtsalt nagu varudagi, siis ütleme paari nädala jagu. Ja see ei ole väga suur kogus, ei ole mõtet lihtsalt riiulite terve riiuli täis makaromale koju osta, kes kurat neid makarone viitsib süüa või neid konservena. Konserv on tore, aga seda nagu igapäev ei sööda. Et lihtsalt, et kui ma igapäevaselt söön mingid muna ja mingid asju, et siis proovingi, kusjuures kaval trikk, kuidas muna säilitada pikemalt. Kunagi oli National Geographicu tehtud siuke saatesari, mis rääkis nendest prepperitest. Prepperid on need inimesed, kes valmistavad maailma lõpuks. Vahepeal on need zombid, päike plahvatab, ufod tulevad, vahepeal igastes maailma lõpp tuleb ja siis nemad on nagu need, kes valmistavad ette. Ja seal oli üks mingi naine, kes valmistus ette, oli toitu kokku ostnud omale. Ja ta ostis munega ja siis küsiti talt, aga munad lähevad japuks, et mismoodi sa neid mune nagu kavatsed säilitada.
ja trikk on selles, et sa ostad need munad ja sa teed need munad toiduõliga kokku. Et munakoore sees on ju poorid, kust kaudu ikkagi mingisugune õhu liikumine või midagi toimub, et muna sees saaks hakata pihta nagu mingi protsessi ja roiskumine. Aga kui need munad nagu, võtadki muna, õlised käed, munakoore õliga kokku ja ma olen testinud seda, ma ei tea, võib-olla mul joppas, aga minu arust see täitsa töötab, et isegi 2-3 kuud peale karbi näidatud kuupäeva pole selle munal häda mitte midagi. Et siuke trikk, et muna saab täitsa nagu varuda. Omal vastutusel muidugi tasub ise ka kodutöö ära teha, uurida ja guugeldada, kuidas säilitada mingid toiduaineid, mida sa igapäevaselt tarbid. Aga ongi ju külmutatud juurviljad, tavalised juurviljad, kartul kestab jumala hästi, kaalikas, kapsas, hapukapsast tasub nagu nii süüa, probiootikumid hoiavad kõhu korras, kui on kõht korras, on ülejäänud asjad ka korras enam-vähem. Aga just makarone kokku osta, konserve kokku osta, purgisupp on tegelikult, purgisuppil pole häda midagi, aga seda nagu massiliselt ei tasu ka osta. Et lihtsalt, kui keegi hakkabki lähedastest või ise tuleb see hoog peale, nii, nüüd ma hakkan ette valmistama, siis rahulikult, mõtle läbi, mida sul läheb tarvis. Sa sööd 2-3-4 korda päevas, võib-olla vähem, võib-olla rohkem, mida sa sööd, kui palju sa sööd. Mõistusega läbi käia, sest sellega on ka see juht, et kui sa lähed poodi ja tõmbad terve makaroni riiuli omal korradi korvi ära või kärusse, siis see on ka nagu vastutusnõudet, et keegi teine ei saa, et kui sa ostad kogu peldikupaberi kokku, siis keegi peab kurat kätega perset pühkima, et see on nagu suht nõme, on ju. Mina kunagi tegin, arvutasin välja, kui palju naisega koos elades, kui palju mul peldikupaberit kulub. Tegin 3 kuud tegin statistikat. Peldikus oligi paber, iga kord kui peldikupaber rull sai otsa, panin kuupäeva kirja. Ja mis selguski, et see oli vist, kas see oli 2 rulli nädalas või? Vist oli jah. Ja siis ma tegingi niimoodi, et 3 kuud olin statistikat teinud, mul oli pilt oli ees, kui palju mul peldikupaberit kulub ja nüüd mul ongi vist vähem elu lõpuni peldikupaberi probleem lahendatud. Ma lähen korra poodi, ma ostan oma 100 rulli peldikupaberit ja ma tean, et mul on aasta aega seda probleemi ei ole. Teine kord on ladustamise probleem, kuhu seda kõike panna, teine kord ei ole. Aga ma lihtsalt lahendasingi selle probleemi ära enda jaoks. Ühe korra lähen, ostan paru ära, korras. Tuleb meil mingi peldikupaberi hullus, ma ei pea muretsema. On arvestanud, ma olen nagu, peldikupaberi läheb hapuks, aga ei juhtu mitte midagi. Teda saab ette osta, aga ei ole nagu mõtet teiste eest ka ära osta. Ja eriti siis, kui veel on mingisugune kriisiolukord, kus inimesed leiavad lohutust peldikupaberist. Et see on nagu lihtsalt tuleviku jaoks ka, et statistikat teha selle poole pealt, kui palju sa kulutad. Ja siis seda saab ju nagu järgmisena tegelikult ma tahakski mingid šampoonid asjad ka nagu paikamal saada seebid, et kui palju neid mul aastas kulub. Kas mitte ei oleks tore, kui saaks kõik asjad korraga ära osta terveks aastaks ja siis ei peakski rohkem poodi minema. Kaupmeestele see muidugi meeldiks, aga mulle küll meeldiks, jube mugav oleks. Mul oli isegi vennaga mingi hetk oli plaan, tuli see koroona peale, oli plaan Hiinast tellida mingisugune suur hulk sokke, et soki probleem ära lahendada. Lihtsalt tavalise musti sokke mingisugune 100 paari näkku, pikaks ajaks probleemi ei ole. See mõtteled on nagu tore, et mingid asju on ju võimalik, see ongi see, et ei ole, osad ka see, miks see peldikupaberi nagu hirm. Peldikupaber on ju see, et iga kord, kui ta otsa saab, me kogeme ebamugavust. Me läheme peldikusse, vaatan, pagan, see rull hakkab kohe otsa saama. Ja siis ongi see, et peldikupaberiga me seostamegi ära seda, et meil on alati nagu ohutunne, kui peldikusse minna, et on või ei ole. On väga hea, hakkab otsa saama, ei tea. Pärast tõmban selle rulli kartongi ka veel tükkideks, et saab sellega ka veel asjad ära. Et peldikupaber kuidagi on seostatud nagu väikse hirmuga. Ja selle vastu aitabki see, et planeerid ette ära. Mis mul siin veel on?
aga jah, vot see on jama värk küll, et see probleem jääb meil pikemaks. Sest Hongkongis oli nüüd sedasi, et nad nüüd olid seal vist 2 või 3 nädalat elanud suhteliselt hästi ettevaatlikult, kõik kandsid maske ja kõik oli hästi siuke, inimesed hoidsid distantsi oma vahel ja hästi kontrollitud oli. Ja nüüd, kui on nagu mõni aeg mööda läinud, siis inimesed on nagu lõdvemaks muutunud, tagasi läinud vana elu peale ja tekkisid uued haiguse puhangud. Mis näitab seda, et see probleem jääb meile pikemaks, et võib-olla see aasta ongi see eneseleidmise aasta, et inimestest tuleb distantsi hoida ja nii edasi. No. Aga mul vist siin ongi siis see osa läbi ja mul see rohkem numbrid praegu ei ole. Me teeme selle globaalsete numbrite rubriigiga ära. Viimasel ajal ei taha üldse nähagi seda kaarti. Nii. Praeguse seisuga on maailmas registreeritud 276 513 nakatunud. See on siis testitud, on ju. Kellest on taastunud 90 993 inimest. Nemad on siis tulnud sellest haigusest välja. 90 000 inimest on välja tulnud. Ja see on nagu siis nagu, ütleb, et need numbrid on registreeritud numbrid. Need on numbrid, mis on nagu inimesed on teinud testid ja need on nagu olnud siis arstliku järelevalve all, aga nagu ma olen siin ka rääkinud ja igal pool mujal räägitakse, et kuskil arvatakse, et 80% inimestest põeb selle haiguse niimoodi läbi, et nad ei saa ise ka aru, et neil see on. Tuli ja midagi nagu oli ja veits nagu imelik oli, aga ei tea, kas see tavaline gripp või mis ta oli, et noh, et ongi enamus inimesi põebki selle niimoodi läbi. Aga siis surma on hetkel saanud 11 364. Ja eile me rääkisime just, et see 10 000 täis. Ja vahepeal on 1300 inimest otsa tulnud. 300 inimest on ikka omajagu. Ja see number nüüd hakkab igapäevaselt aina kiiremini kasvama. 1 kuu aega. Aga me oleme valmis selleks. Tore on ka see, et ka avalik meedia nüüd valmistab inimesi ette, et arvatavasti meil kõik surevad inimesed ära. Et, noh, kurb, aga kui meile öeldakse ette, et see on tulemas, siis me oleme valmis selleks. See ei üllata meid. Et nii ta on. Vaatame Eesti numbrid käes ära. Ei, ma ikkagi siit vaatame, see tohver on mul nii vana ja aeglunnud. Nii, paneme siin tagasi. Nii, vaatame, mis need Eesti numbrid siis praegu on. Koroonakaart.ee on siis see lehekülg selle jaoks. Koroonakaart.ee. Hetkel on siis kinnitatud haigusjuhud, ehk siis inimesed, kes on testitud ja nad on kinnitatud, et neil on küljes. Neid on 283. Aktiivselt, kes praegu põevad, seda on 281. Haiglas on 10. Terminid on 2. Test on tehtud 2500. Tundub, et see testi tegemine on nagu võtab tempot üles. Mootoriste kaarti seal üks nali. Et nii need numbrid kasvavad. No vaat see ongi numbritega see jama asi, et nad pagant tuubeldavad ennast. Aga ei ole sellest hullu miskit. Nii, aga siis vaatame, mis küsimusi ka on, et selles suhtes ega mul seda uudiseid rohkem praegu ei ole. Et siin loen ja uurin. Üldiselt selles suhtes on tore, et vastumeetmed hakkavad nagu tekkima. Kui nädal aega tagasi oli nende suhtes oli nagu nutune seis, siis nüüd on juba tekkinud, et lähipäevil pidi Inglismaal valmis saama siis test, millega testida, kas inimene on põdenud seda haigust või ei ole. Mis tähendab seda, et kui ta on põdenud, siis arvates tal on antikehad, mis tähendab seda, et ta võib nagu tagasi lasta ühiskonda
tööd tegema, maailma üleval hoidma, appi minna teistele ja nii edasi. Ja just need 5 ravimit ka, mis olid, et mille pealt on näha, et võib-olla midagi nagu leevendab siis selle koroona sümptomid asja. Et asjad liiguvad. Ja tundub, et Eesti on ka nagu sammukene ees praegu, et kui võrrelda teiste riikidega, kus majandusprobleemidega hakatakse tegelema siis, kui kõik süsteem on kokku jooksnud, kus inimesed on karantiini pandud ja nii edasi, siis me on nagu, selles mõttes me oleme nagu ees sellest, et me teame, et mingi jama on tulemas, et need majandusasjad on nagu õige kaart ei tule, et ennem seda on nagu asjad nagu paika pandud, et ei teki nagu nii palju neid küsimusi asju. Nii, vaatame, mis küsimusi on. Aleksei küsib, meil ka suht stabiilne elu. Aleksei, aga muidugi küsimust on ka see asi, et Facebook ise näitab oma mingisuguse soo järgi mulle neid küsimusi. Ja teie näete ka Facebooki soo järgi küsimusi. Et see on mingi algoritm või mingi asi, et kõiki küsimusi ma ei näe, teie ka ei näe kõiki küsimusi, mida on küsitud. Et siin tuleb lihtsalt Fortuna või kes see otsustab selle. Nii, mis meil siis Aleksei annab teada, aga tarokaardid, mida selle olukorraga kohta ütlevad koroona kohta. Vaatan, võib-olla pärast paneme taroga natukene. Kristi kusjuures, selgelt Kristi tegi täna inimestele tarokaartidega nõustamist. Et ma ei tea, kas ta hakkab seda stabiilselt tegema, ma ütlen, peakski välja uurima, sellepärast, et see on nagu siuke, mida ta muidugi viitsib teha. Ta on põrdamisi põhjalik nende tarodega. Et Kristi, kui sa vaatad, kirjuta siia, kas sa teed seda nüüd püsivalt või mismoodi sa teed seda. Ma korra nägin teda seda tegemas, aga ei olnud aega, tegin ettevalmistusvaatajaks. Nii, Eve ütleb tere. Ragnar ütleb, et Saksamaal kaalutakse üleriigilist liikumispiirangut alates esmaspäevast otsust tehakse pühapäeval. See on kõige mõistlikum, see on ainuke asi, mis aitab hetkel. Eks ma arvan, et meil ka tuleb ta. Mina arvan, et esmaspäeval, teisipäeval hakatakse sellest rääkima. Järgmine nädal lõpp siis. See on huvitav, ma olen nagu selles suhtes prognoosidega viimasel puusse pannud ja see mulle meeldib. See näitab seda, et meil liiguvad asjad teistmoodi kui teistes riikides. Meil liiguvad kuidagi asjad kiiremini ja paremini ja numbrid on meil väiksemad, et aga võib-olla need numbrid on mingi teise asja pärast. Nii, nüüd tuli see kaart ära. Tahtsin näidata seda, et nüüd, kus meil on tekkinud probleem, kus kogu maailm tegeleb ühe sama probleemiga, kõik on nagu suured vennad, meil on väga kommunistlikuks muutunud. Kõik on jube punane siin kaardi peal. Mõned on veel siin järgi, aga küll nad ka järgi jõuavad, et kõik nagu üks mees ja meie ja nii edasi, et päris huvitav olukord maailmas. See on siuke huumorinurk, et kõik maailma riigid ühinege ja kõik punane. Ja naljakal kombel kommunistlikumad riigid on kõige abivalmimad hetkel, et Kuuba võtab vastu neid laevu, mida keegi teine ei taha vastu võtta. Hiina pakub abi kõigile, kes abi vastu võtavad talt. Ja see nagu näitab midagi. Ma ei tea mida, aga see midagi näitab. Anneli uurib siin, et huvitav, kas see fakt peab paika, et kõige kergemini nakatuvad A-veregrupiga inimesed. Kuskil meedias käis see läbi. Nägin ka seda kuskil. Ja vist oli seal ka see asi, et 0 veregruppi pidid vähem nakatuma, aga see oli minu arust hüpotees, seda kindlalt veel ei teata. Et ma arvan, et nüüd järgmine nädal hakkabki tulema hästi palju igasuguseid analüüsi tulemusi, igasuguseid selliseid aruandeid asju, mis annavad teada, mis, kuidas mõju, kus, mis värk sellega on, et neid rattad on nagu käima pandud. Ele küsib, mul jäid siin mõned laivid vahele, on sul koroona? Ei tea. Et mulle ei helistatud koroona suhtes, siit ma järeldaks, et ei ole, sest kui mul test tehti, siis öeldi, et helistavad kui on ju, aga ei helista, ütlesid, et nad ei saa helistada, sellepärast, et liiga palju teste värke. Pole aega, pole inimesi. Aga kes ma sain hiljem teada, et ma ühe inimesega veetsin aega koos, kes praegu vist istub koroona karantiinis, et me olime liftis koos.
hingeldasime seal, tõstsime mingeid raskuseid. Et ei tea. Sümptomid nagu olid, võiks arvata, et oli. Vot ei tea, jah. Vastus ei tea. Aga noh, ütleme, fakte ei ole, mis ütleks, et testi tulemust ma ei tea. Eve ütleb, et ei ole. Ju ma siis ei ole. Nii, Piret küsib. Mina arvan, et selle peldiku paberiga võib olla ka see, et näiteks Austraalias pole peldiku paberit poodides ja kuna meil siin info siiski ju liigub, siis ehk hakati mujal seda ka kartma. Muidugi Soomes olid paberivabrikud ka kinni, streikisid. Aga nüüd juba veetakse paberid, ma küll ei tea, kas just peldiku paberi tootmine ka selle alla kannetas, aga see ka, no need ainult oletused. Päris hea aeg nagu streikima hakata. No kui on seotud, nendega lihtsalt siuke elu vingerubussid. Nii ta on. Aga ei, see peldiku paberi puudust meil ei tule, ma arvan, kõik tehased vorbivad seda paberit nii, et vähe pole praegu ja nad on seda alati teinud. Ja YouTube'is on olemas ka videosi, mis näitavad seda masinat, mis toodab peldiku paberit. Ja see ei ole tegelikult üldse suur ja väga keeruline aparaat. Et noh, meil koha peal ka toodetakse peldiku paberit, et ma arvan, seda puudust ei tasu karta. Ta lihtsalt ongi, ta on niivõrd suur toode poeletil, et ta kaob sealt ära, kui mõned inimesed lihtsalt varuks ostavad. Anneli siin annab teada, et kui arvatakse, et Hiina valetas numbreid, siis äkki valetab Itaalias jällegi suuremaks numbreid, kui usaldusväärsed need numbrid üldse on. Ma arvan, et surmade number on suhteliselt usaldusväärne. Miks seda ma ei usu, et valetatakse. Et surmade numbris saab küll kindel olla. Noh, nakatunute arv on alati suurem. Nakatunute arvu hetkel arvatakse, et see number, mida öeldakse, see tuleks kuskil 10-15 korrutada. Et siis oleks ta enam-vähem loogiline. Et kui me siin vaatamegi, et näiteks Ameerikas on 18 000 inimest testitud viirusega, siis arvatavasti seal on 180 000 inimest nakatunud, sest et ta on kõikides Ameerika osariikides. Ja Ameerika suur lai ja hetkel see kõige suurem puhang ongi New Yorgis, seal on kui palju inimesi ja kui tihedalt koos. Aga see ongi see, et seda nakatunute arvu numbrit ei tasu karta, sest 80% inimestest põeb selle lihtsalt läbi, nii et ei pane tähelegi. Et pigem on see väike protsent, kellel see nagu hullusti mõjub. Ja ongi testimisel ka, et kui on toimunud laustestimine või on toimunud testimine ikkagi mingite sümptomite pealt, et mille peale see testimine toimunud on. Et seal Lõuna-Koreas nad vist hakkasid kõiki testima, kes ütlesid, et midagi häda on. Ükstaspoha, natuke kehva olla, kohe testiti. Samas teistes riikides testitakse ainult siis, kui on tõsisemad probleemid, et see number, nakatunute number ei tähenda, ta midagi tähendab, aga teda ei tasu arvata, et ta peegeldab siis kõiksust, et ta peegeldabki seda olukorda. Aga ma arvan, et see surmade number, see ongi suht registreeritud, et inimene surigi ära ja seda võib-olla ta natukene kõigub, et millest seda täpselt suri, kas ta ikkagi suri täpselt koroonasse või koroona kutsus esile mingisuguse teise haiguse, et seal on see kõikumine võib olla, aga see on surnud inimene, et see on fakt. Vaat seda arvatakse ka, et Hiina valetas numbreid, aga ma arvan, et ma ei tea. Ma tõesti ei tea. Ühtepidi tundub küll ääretult kummaline, et Hiina kui suur ja kui lai, see Wuhani linn ka, kohe vaatangi Wikipediast järgi, kui palju seal elanikke oli. Wuhan Wiki, seal oli ju neid ikka oma jagu. Elanikke 4 200 000. Ja sealt siis 80 000, ütleme põhimõtteliselt 90 000 jäi haigeks. Et
võiks arvata, et äkki rohkem levib, aga seal ongi see, et kui me selle 80 000 korrutame 10-ga, siis ongi, et enamus põdes selle niisama läbi, võib-olla need 80 000 olidki need, kes tundsid mingisuguseid, et nagu midagi on nagu valesti, lasid omal testi teha. Hiina vist tegi ka lõpuks teste kõigil, kel mingi palavik või midagi oli. Siis nad läksid ka hästi agressiivseks testimistega. Aga jah, nad ikkagi need meetmed, mis nemad käsile võtsid, et sellele olukorrale punkti panna või piiri panna, need olid ju väga siuksed. Ma nägin neid videosi, kus mingi droonid lendasid linnakohal ringi ja kui need droonil oli kaamera küljes ja nägi, et mingi üks klipp, kus isegi maakohas lendasid need droonid ringi. Ja siis oli mingi vana mamm käis seal ringi oma riisipullu vahel ja siis see droon lendas tema juurde ja ütles, et mine kohe koju tagasi, pane mask pähe, et sa ei tohi väljas käia, et meil on suur karantiini värki, siis mammi lepitas sellele droonile, et mis siin lendate, mis see, šau siin piu šau. Aga see nagu, nad kasutasidki kõike, mida võimalik oli selle jaoks, et inimesed luku taha panna, et piiri peale panna. Võt ei tea, numbrid on numbrid enam. Margit annab teada, tere õhtust, Keit, oskad sa öelda nagu maak, kus see viirus pärit on? Mina maagina ütleks, et ta on osa loodusest vist ikkagi, jah. Ma vist ei saa seda enam maagina niimoodi vaadata, sest ma olen nii palju igasugust infot nagu ennast täis kogunud ja mul läheb lihtsalt aega, et teda puhtalt tajude pealt vaadata. Sest ma olen nagu iga päev seda mitmeid tunde nagu uurin. Et kohe, kui ma nagu üritangi seda vaadata, siis löövad nagu tajud tööle ja need asjad. Aga ma nägin seda videoklippi, mis oli filmitud selles Wuhani eksootiliste loomade turu pealt. Kus seal ühe leti peal oli sul mingi puamadu, teise leti peal oli kilpkon, kolmanda leti peal oli sul küpsetatud koer, neljanda leti peal oli sul mingisugune siil, viienda leti peal oli mingisugune arusaamatu kala, 8. leti peal oli sul kassid, ära praetud, 7. leti peal olid sul mingisugused nahkhiired. Et see tundus lihtsalt see vaatepilt oli nagu nii pagana jabur ja nii õõvastav samaaegselt. Ja nii nagu veider, et ma imestaks, kui sealt sellised asjad nagu algus on saanud. Ja seda on nagu ette arvatud ka, et sealt tuleb midagi. Et seda on aastaid ette arvatud. Viroloogid on nagu rääkinud, et kui tuleb, siis arvatavasti sead, sellepärast, et inimesed söövadki loomi, keda tavaliselt võib-olla nii palju ei sööda. Hiinas on populatsioon nii suur, et nad on olukorras, kus nad peavadki kõike sööma. Söövadki seal nahkhiirisid ja mida iganes. Et nahkhiire immuunsüsteem on ka teistsugune kui inimese oma, et kui inimese immuunsüsteem hakkab võitlema viiruse või bakteriga, kes temasse tuleb, siis nahkhiire immuunsüsteem selle asemel, et võidelda, ta kohaneb. Et ta jätab selle viiruse nagu alles, aga ta nagu kohaneb ise ümber, niimoodi, et ta nagu saaksid nagu koos elada. Nüüd, kui mõni hiinlane sõigi selle nahkhiire ära, siis tänu sellele meil on peldikpaberikriis. Kuskil tegin sellist mevet, et päris nagu huvitavine. Aleksei ütleb, et kaine mõistus lahkub esimesena peast. Karit küsib siin, et Keit on ainus, kes jaksab kogu aeg nagu 5 kopikat laivi ajaks kohal. Jaksu, aituma. Tegelikult eks ma ikka tahaks, et ta mul oleks kuidagi nagu kellaajaliselt iga päev, aga ei pea kuidagi välja. Täna ka live venis sellepärast, et leidsin mingit huvitavat materjali, lugesin nende peldikupaberi kohta, et kuidas inimese psühholoogia kõik see töötab sellega seonduses, et parem ma annan nagu põnevat infot ja ma vaatasin statistikat ka, et enamus inimesi vaatavad üldse järgmisel päeval kell 11-12 paiku seda videot, toidu kõrvale või nii, et võib-olla ei olegi tähtis, et tore muidugi teie küsimusi saada ja teiega nagu laivis vestelda, et see on nagu lahe. Karmen küsib, koroonataro eri ei tee vä? Alustuseks mina ei ole koroonas nii kõva käbi. Mina olen koroonas, ütleme, natukene rohkem võib-olla kui inimene tänavalt. Muidugi, ega koroona ongi, ta on hästi palju tõlgendust asi, et seda läbi millise süsteemi tõlgendada ja kuidas. Oleks mul rohkem aega, siis ma teeks selle koroona selgeks ja ma võiks teha küll iga nädal teile mingi seda taro juttu. Koroonataro, ikka sassi.
iga päev võiks teha, tähendab iga nädal võiks teha mingi Taro saate, kus ma mingi kaarte panen, sest see ükskord, mis ma tegin, ta lihtsalt oli nii lõbus. Ta lihtsalt oli nii pagana lõbus, et seda lihtsalt tehagi sellepärast, et see oli, minu jaoks oli väga mõnus meelelahutus. Et lahutasin meele ära mingitest teistest muredest ja probleemidest. Aga ma nüüd ei teagi, kui ma nüüd iga õhtu tahan seda koroona laivi teha, see kõik päris jabur mõte seda iga päev teha. Aga ta tundub, et kui ta on nagu siuke kindel järjepidev asi, et siis ta on nagu ka tolku. Et millal ma siis Taro asja teen. Eks küll ma midagi välja mõtlen. Võiks teha küll, võib-olla pärast vaatan, kui jaks on, kui teie küsimused läbi vaadatud. Võib-olla natuke teen. Ai, tegelikult ei tea ka. Kell on nagu nii palju. Oh no. Vaatab ka, Annel annab teada, et vaatab kaartide pealt, kas siis kommenteerijatel on koroona või. ja. Jüri küsib, et huvitav, et arvuti küsimused kadunud. Jüri, võib-olla sa tulid hiljem, ma rääkisin oma saate alguses ka, et Facebook ise oma mingisuguse algoritmi, ma ei tea mille järgi valib, mis küsimusi ta näitab mulle ja mida ta ei näita mulle. Ja sama on ka teile, ma olen vaatajatel kuulnud, et nad ei näe kõiki küsimusi, millele ma nagu vastan. Et see küsimus, need küsimused ja kommentaarid, mida te näete, need on Facebooki enda mingit asjade järgi valitud. Võib-olla selle järgi, et teil on mingid, kui su sõber kirjutab, siis sa näed, aga kui on mingi võõrast, siis sa ei näe. Ma ei tea, ma ei kujuta ette, et kui on mingid küsimused, siis copy-paste pane mitu korda, äkki ikka lõpuks tuleb läbi. Sest praegu see kommentaar tuli Jüri läbi. Et veider. Barbi küsib, et kus sa seda statistikat näed? Kõige parem koht statistika jaoks on, need on praegu juba nii mitu tekkinud, aga worldometers.info / koroonaviirus, ma panen lingi. Et siit saab isegi riikide järgi vaadata ja hästi paljude erinevate tegurite järgi, et ta ongi siuke hea tööriist. Nii, me praegu äkki seda vaatame. Merle ütleb digilugu, seal on vastused, mul ei ole ID-kaarti. ID-kaardiga ma kunagi rääkisin, et perearstile helistades saan teada, aga viimane kord, kui ma helistasin perearstile, siis ütles, et veel ei ole sisse kantud mu seda tulemust. Et eks ma võib-olla homme ei saa, esmaspäev peab helistama. Jüri küsib, et kui see mõeldud oli, siis mitu kütt, mis esitasin siin nähtal pole. No praegu ma näen teist küsimust, mida sa küsinud oled. Arvuti küsimusi siin ei näe vist, ei tea. Keiu annab teada, põnev on jälgida, kuidas inimesed reageerivad. Osad muutuvad hoolivaks, ühtehoidvaks ja nii edasi. Mingil osal on kõige suurem probleem see, et jumala eest üle ei reageeriks. See oleks nagu kõige piinlikum asi maailmas. Siis on süüdlaste otsijad ja need, kes ütlevad, et probleemi pole või et las loodus teeb oma töö, peaasi, et majanduslik krahh oleks võimalikult väike. No aga nii ongi, nii on alati ju. Miks inimesed kardavad üle reageerida, on ju, nad kardavad eksida. Et kui inimene reageerib üle ja pärast ei tulegi mitte midagi hullu, et siis nagu jääb nagu, et vaadatakse imelikult, et see seal mõtles, et ei tea, mis tuleb, on ju. Ja siis ma ei tea, valmistus ette ja nii edasi. Aga praegune olukord on selline, et üle reageerimist ei ole, on olemas lihtsalt reageerimine. Et noh, aga see on ju tore, vaata. See olukord ongi välja toonud inimeste erinevad tahud ja erinevad omadused ja kes nad on ja kuidas nad mõtlevad ja mõned inimesed hoiavad vanast maailmast kinni, nad ei taha muutust, me ei tea, miks nad ei taha, võib-olla neil on põhjust, miks nad ei taha. Teised ütlevad, et poolad see, et lihtsalt see ongi protsess, millest me peame kõik läbi minema. No, kõigil on mõnes mõttes õigus ja kõigil on mõnes mõttes ei teagi, mis see teine on. Inimesed ütlevad igast asju, tuleb mõelda enda peaga. Nii palju, kui seda on, et
Madis Maastik, tee praegu üks viiruse päritolu kohta. Sa mõtled Taro vist või? Ahah, Karmen. Vaata, see ongi selle, mis ma olen siin rääkinud ka, et mida see teadmine meile annab, kui me teame, kus see viirus pärit on. Kui näiteks tulebki homme ERR-is on uudis, et näed, viirus väljus Hiina laborist. Mida see meil siis nagu seda olukorda muudab? Mitte midagi ei muuda. Probleem jääb ju meil ikkagi, et meil inimesed nakatuvad, inimesed haigestuvad. Võib-olla mõned inimesed surevad ära, no mitte võib-olla. Et probleem on meil siin ju koha peal. See analoog, mis ma olen ka toonud. Et maja põleb siin, mis siis, et süütaja võib-olla oli kuskil mujal. Maja tuleb ennem ära kustutada, kui me siin saame hakata vaatama. Et ma ei tea, vaadates nagu ajalugu, siis siuksed asjad tavaliselt kipuvad looduslikud olema, et inimene ikkagi nii keeruka protsessiga nagu hakkama ei saa, et ei ole me nii võimekad. Karmen ütleb, et tee korra nädalas näiteks neljapäevati Taro live. Selle jaoks ma peaks selle Taro selgiks õppima. Võib-olla õpin ka. Ja vaata, et sa oma elukaaslast unarusse ei jätta nende igapäeva laividega. No nii on, see tuleb kõik millegi arvelt. Aga hästi tore on see, et inimesed on kirjutanud ja tänanud mind, et ma teen neid laive, et on öelnud, et kuidagi nagu rahulikumalt saavad seda selles protsessis ja olukorras olla, kus me oleme ja et see nagu ei murra. Et kui ümberringi on tekkimas nagu selline kaos ja paanika, siis me oleme ju valmis. Meil pole häda midagi, me saame hakkama. Me tuleme sellest välja. Me peame lihtsalt valmis olema, et varsti hakkab kõvasti tuul puuma ja torm tuleb ja pole hullu miskit. Hoiame kõvasti kinni ja tuleme välja sellest. Anname endast parima ja proovime abiks olla neile, kellele me saame abiks olla. Eestlased ikkagi. Meie eripära võib-olla teiste rahvastega ongi see, et me lihtsalt ei sure ära, me ei kao ära. Vaid pole, küüditatakse, tapetakse, mida iganes tehakse, ikka oleme alles. Kaua võib? Jaal, kui kaua, nii kaua kui jaksu on, nii kaua oleme. Nii on. Jüri, Keit, kuidas tervis hetkel? Pole tervisel häda midagi. Et täitsa siuke taastun ja vahepeal on veits imelik olla ja siis jälle tõmbab tagasi ja füüsiliselt peaks rohkem liigutama hakkama ennast. Kodus olles tuleb ikka siuke laiskus peale, et nagu väga ei viitsigi midagi teha, vaata. Pikalt magamine ja nii edasi, et pikalt üleval, et distsipliini peab hakkama enda saaritama. Ma ei ole veel välja mõelnud, kuidas seda jube mugav on see, kui kõige teine paneb ora perse ja sunnib liigutama, et nii, nüüd sa pead tööle minema ja siis surgib, et et sa pead. Ja siis kui ise peab seda iseennast utsitama, siis on nagu keeruline. Ma olen juba tükk aega selle probleemiga maadelnud ka, et kuidas nagu iseennast nagu maast lahti peksta ja panna asju tegema. Et kuidagi mul on see käivitamisprotsess on hästi kõva, ma hommikul ärkan üles, ma olen nagu kuradi zombi hommiku, nagu ärkan, olen pahuri tige ja siis nagu õhtupoole nagu mootorid lähevad juba nii palju käima, mõistus hakkab tööle, aga siis peab juba uuesti magama minema. Siis ma olen üksteis nagu surnud ringis, kus nagu pean mõtlema, kuidas sellest välja tulla. Rain küsib, Keit, mis sa arvad, milliseid positiivseid muutusid lõpuks selle pandeemiaga võiksid kaasneda inimkonna kollektiivsel tasandil? Nagu ikka öeldakse, mündil on alati kaks poolt. Kas paraneb koostöö riikide vahel või tõuseb inimkonna kollektiivne teadvus ehk väheneb planeedi saaste? See on äge küsimus, aitäh! Palju muutub, ma arvan. Tähendab, selle muutuse suuruse tegelikult määrab ära see, kui hulluks meil see olukord läheb. Kui ruttu me sellele olukorrale saame piduri. Kui me saame sellele olukorrale piduri homme, siis muutus on väike.
kui me saame sellele olukorrale piduri alles aasta lõpus, siis see muutus inimkonnas on suurem. Et seda nüüd, see nüüd aeg näitab seda, milline see muutus tuleb. Aga alati, kui on inimesed raskustest läbi läinud, ühiselt pidanud nagu seisma millegi eest, siis teatavad sellised sotsiaalne tugevus tekib ja väärikus tekib ja iseolemine ja sellised, see, kus me ennem koroonat olime selline ebalev individualistlik siukene minapõhine maailm, ma arvan, see mõneks ajaks äkki kaob ära, et on see värk, et probleemid ühendavad, no. Raskused seovad inimesi. See nagu kõige lihtsam näide ongi ju mehe-naise vaheline suhe, et kui suhtes ikkagi ühtegi mingit siukest raskemat probleemi või tragöödiat asja pole üle elatud, siis ega see suhe väga tugev ei ole ka, et kui ongi mingid raskused üle elatud, siis see on see, mis seob need inimesed kokku, et me tulime sellest sitast koos välja, me saame hakkama. Sama on ka nüüd selle praeguse probleemiga, et kui me tuleme sellest sitast koos välja, siis selles sitas me kõik kasvame nagu tugevamaks, et see on nagu hea sõnnik meile. Ja kasutadagi seda nagu ka võimalusena iseenda kasvamisel. Kas see nüüd nagu inimkonna teadvus suureneb? Võib-olla ta tuleb tagasi. Tuleb meelde tagasi, et meil on teadvus üldse olemas. Et näib, et ikkagi väga suur hulk inimesi oli üldse ära unustanud, et nad on olemas, et nad lihtsalt nagu olid nagu masinad, et äratuskel käis tööle, koju. Et see nagu tuletab meelde, et mine seda ja võib-olla väga, mitte kõik, aga võib-olla mingisugune, ma kõrvaklapid pressivad kuidagi, et võib-olla mingisugusele hulgale inimesele nad hakkavad hoopis teist elu elama peale seda probleemi, et kui nad näevad neid surmasid asju, mis nüüd globaalselt tulemas on, see võib-olla paneb mõtlema ja väärtustama elu teistmoodi ja hindama rohkem seda, et ei ole kõige tähtsam see, et ma kuskil pangas mingisuguseid numbreid vasakule paremale veeretan mingisuguse Exceli tabeli peale, et tegelikult ma tahaks hoopis kala püüda, tahaks kaluriks hakata, et sellised muutusi võib tulla täitsa, et see on see, et kui sa näed, et sa jääd millegist ilma, sa õpid seda väärtustama ja eluga on ju samamoodi, et kui me just kui hakkaks elust ilma jääma, siis me õpime seda hindama ja väärtustama. Ja kuidas meil tekib oht, et me võime sellest ilma jääda, me näeme, et teised jäävad ilma. Et õppetund on inimestele kindlasti väga suur. Inimkond tuleb sellest välja, selles pole küsimustki. See probleem saab lahendatud ka, selles pole ka küsimust. Küsimus on ainult millal. Samamoodi oli ka küsimus, et küsimus ei olnud selles, kas tuleb globaalne viirus ja pandeemia, vaid küsimus oli selles, millal ta tuleb. Ja sellest probleemist see saab läbi ka, ega see igavene ei ole. Aga millisesse maailma me siit välja tuleme, et see on täitsa huvitav. Ja sellest ma rääksin ka eile, et kes, see tulebki nagu vaadata, et kes sellises olukorras kõige rohkem nagu vatti saavad, kellel nagu see kõige suurem pinge kaelas on arenemiseks, on igasugused need e-riik, e-kool, e-kaubandus, e-teenused. Et võib-olla me tuleme välja sellest karanteenist niimoodi, et me ei peagi enam toast välja astuma, et tööle minna, süüa, osta, mida iganes, me saame kõik nagu teha interneti vahendusel. E-inimeseks muutume. See on päris veider ja päris huvitav samaaegselt. Karmen annab siin teada. Aitäh, huvitav küsimus, panen sul like. Karmen küsib, et kui tahad immuunsuse maksimumil hakka tõsta, siis parim on punase päevakübara tabletid. Tilgad on ka päris head. Tee sisse panna ja nii ja naa. Et punane päevakübar. Joo, seda olen isegi võtnud. Praegu ei ole. Külli annab siin teada, hei, sul lahe kosmonaut vist seal kapil tõmbab tähelepanu mulle alati. Jaa, on jah, kosmonaut. See on selle kust kaltsukast või mäleta, kus ma selle sain. Ja see minu jaoks ta sümboliseeribki inimeseks olemist. Sest mõnes mõttes see kosmonaudi skafander on nagu meie keha ja see hing on selle sees.
opereerib seda keha. Ma sain teada, et see kosmonautide see skafandri sees on ikka jube sitt olla, sest selle liikumine on väga-väga piiratud, nad saavad väga vähe liigutada ennast selle sees. See on nagu hästi siuke nagu et sa saadki natukene teha ja selle jaoks, et seda natukestki teha, sa pead hästi palju vaeva nägema. Natuke nagu inimese keha, et see jutt, et hing on vaba ja nii edasi, mõnes mõttes on nagu õige. Ja see keha piirab ära meid, paneb nagu ja siis teatud inimesed lükkavadki selle keha nagu potentsiaali maksimumi ja siis me vaatame, see ei ole võimalik, et ta saab nii kõrgele hüpata või nii kiiresti joosta. Aga ongi, et see hing on see, mis suudab seda keha panna kiiremini liigutama. Muidugi hinnaga, et eks ta läheb katki kiiremini ka siis. Aga mõnes mõttes me oleme nagu kosmonaudid kõik siin planeedil. Ja keha on see skafander meil. Kosmose on üldse huvitav teema. Äge küsimus, likes. Hannes uurib, et Keit, kas on ka infot, kui kaua see probleem kesta võib? Ega siin tuleb, siin on nüüd see asi. Kõik oleneb sellest, kui palju laipu. Kui me tahame võimalikult vähe laipusid saada, siis see probleem kestab meil hästi kaua. Kui me oleme nõus sellega, et laipasid on palju, siis see probleem kestab vähem. Itaalia puhul oligi see, et ettevalmistusega läks seal natukene kehvasti, koroona plahvatas, meditsiini pidanud vastu ja sealt tulid laibad. Sama oht on meil, et siin tehakse igapäevaselt vaeva ja ma olen ikkagi aru saanud, et meil ikkagi proovitakse säilitada inimesi. Aga see tähendab seda, et see probleem venib pikale. Et kui targemad pead räägivad, et arvatavasti vaktsiin tuleb alles järgmise aasta alguses, ennem seda arvatavasti tulevad mingisugused teised nagu mingid meetmed või ravimid või kuidagi seda asja ohjata. Et hetkel ma pakuks küll, et ta nagu meil tuleb ta nagu lainetena, et on esimene laine, siis suve hakul läheb vaiksemaks ja sügisel tuleb uuesti. Et eks näis. Vaat see ongi selle haigusega ongi see, või selle viirusega ongi see asi, et mis aitab teda piirata ja tast lahti saada on isolatsioon. Selles mõttes nagu sotsiaalne nagu distants ka, et inimesed ei hakkaks omavahel läbima, et kui ta enam üldse ei leviks, siis ta mõnes mõttes nagu surekski lokaalselt ära. Teistpidi on jälle see, et mõnes mõttes võiks kõikidel inimestel tekkida teatav immuun selle vastu, aga selle jaoks, et immuun tekiks, ta peab olema natuke nagu nakatunud sellesse. Ja siis ongi, et osad, kes on nagu nakatunud, nende immuun ei saa sellega hakkama ja siis nad võivad selle kätte ära suure. See on ka nagu sitt variant, et see on nagu keeruline, ta on mitmetahuline. Ja vaktsiinil läheb ka veel kaua aega, et keda siis isoleerida ja keda ja kuidas ja nii edasi, et praegust olukorda prognoosi kindlasti 1,5 kuud, ma arvan. 1,5 kuud. Jah. Et ma ongi, nagu meil ju välisminister ütles ka täna, et see on alles algus. See on alles algus. Et see, mina olen teile rääkinud, et see on alles algus, hea küll, aga kui välisminister ütleb, et see on alles algus, siis see on alles algus. Aga jah, saame hakkama. See on tähtis see, et me teame, et on tulemas. Sest kui me teame, et on tulemas, siis ta ei ole üllatus. Üllatused on selles suhtes nagu kehvad asjad, et kui üllatus tuleb, siis me ei teagi, tekib paanika ja nüüd juhtus ja mis nüüd see. Aga me teame, et näed, mingisugune jama on tulemas, aga me teame, et jamad alati saavad läbi, nad ei ole kunagi igavesti, tuleb see jama lihtsalt üle elada. See on nagu, see oleks nagu justkui nagu suur torm on tulemas, me teame, et torm tuleb, teame, et tõmbab arvatavasti osadel majadel katuse pealt ära ja palju puud murduvad ja veel mingid probleemid, aga kui me teame, et on tulemas, siis me saamegi valmis olla. Võib-olla varume natukene midagi, võib-olla lihtsalt mõtleme peas läbi, et okei, et kui nagu selline olukord tuleb, võib-olla neid asju me enam teha ei saa, et kindlasti hästi paljudel ettevõtjatel ka nüüd suur mure, et mis nüüd saama hakkab, et midagi ei saa, elu läheb pärast edasi, torm tuleb üle elada. Õnneks riik on ka vist kuigi palju nagu, see ongi nagu huvitav nagu teiste riikidega võrreldes.
et Eestis on nagu see ettevõtluse ettevalmistus toimunud enne plahvatust ära. Et need asjad on nagu praegu juba paika pandud, kes, kuidas, mis toetusi saab, või noh, neid pannakse praegu paika, kes, kust, mis toetusi saab ja nii edasi, nii edasi. Et siis, kui see litakas on, siis see on nagu, inimesed on nagu rahulikumad selles litakas. Siis nad teavad, et noh, et riik kompenseerib neid asju, et nagu saame hakkama küll. Mitte nagu siin mõnes teises riigis, kus on nagu, noh, nagu Prantsusmaagi just nagu plahvatab ja siis seal ongi nagu siuke imeste, kui nad tänavatel tulevad ja kuskil Brasiilias või kuskil nad olid juba seal ka mingi meeleavaldust teinud, aga keegi tänavale ka nagu ei julgenud minna, siis nad olid kõik oma pottide pannidega rõdu või akna peal läinud ja siis kolistanud, et meelt avaldada, et me ei ole nõus sellega olukorraga. Ja küll kolistagu kui tahavad. Aga arvesta, Hannes, jah, et mingisugune 1,5 kuud kindlasti. Arvatavasti rohkem. Barbi annab teada, et haiget testitakse utaid. See on mingi ristsõna küsimus, mis sõna see on, utaid. Testitakse, ma jätan see sõna vahel, testitakse vanureid 80+ meedikuid, politsei ja nii edasi. Varsti kõik nakatunud, aga ei tea, kas koroona või mitte. Väga ole otsus minu arust. See lükati ju ümber viimases Aktuaalses Kaameras, et see oli, ma ei tea, kus see müüt või asi algus sai. Jälle kommunistlik kaart. Kogu maailm on punane. Läks ära. Lihtsalt teeb mulle nalja. Huumor. Aga see, et 80+ ei pea päris paika. Et kindlasti nad on valivad ja kindlasti mingid kriteeriumid, sest et probleem on selles, et meil on teste vähe. Testid, eile Jüri Ratas ütles, et testid peaks nädalavahetusel kohale jõudma. Aga olukorra valguses võib juhtuda, et nad ei jõua äkki kohale. Et sellega võib mingi takistused tekkida. Ja selle jaoks, et vältida kõige hullemat, siis nad ongi valivad, keda testida, keda mitte. Ja valivad selle jaoks, et kui ongi mingid inimesed, kelles on riskigrupis näiteks, kellele võib see haigus mõjuda laastavalt või tapvalt, et kui nemad on nagu testitud, noh, ongi, et kui inimene tunneb, et mul on mingi jama olla ja tal on mingi eelnev haigus all, testitakse ära, öeldakse, et kurat, sul koroonat ei ole väga hea, aga nüüd sa jääd kindlalt karantiini, sellepärast et sul on tõenäosus, et see mõjub sulle väga kehvasti, et noh, see on lihtsalt olude sunnil hetkel. Et see ei ole haige, see on lihtsalt olude sunnil, seda tasub nagu mõista, et see on, ütleme võib-olla võrdlusena see, et rahakotis on 80 eurot, siis tulebki vaadata üle, et kell on tõenäosus kõige kiiremini nälga surra, et sellel midagi kõhtu anda, et ära ei sureks, sest teised saavad veel hakkama. See on mingi sarnane võrdlus. See on lihtsalt olukorrast tingitud. Aga see ei ole 80+, et see tegelikult oli kõikidele, vist kõik vanusegrupp või oli 60+. Igastes see oli ikkagi see 80+ jutt, see päris õige ei olnud, et see kuskil jälle hästi ringlema. Et sellega me kõik siin nüüd arvestame ka, et ringleb, arvatavasti hakkab rohkem ringlema igasugust sodi, paska ja jura, kus üritatakse müüa mingisugust kammarajura, reklaamida mingit kammarajura, panna mõtlema mingit kammarajurast, et seda nüüd tuleb nagu uksest ja aknast, aga see läheb kõik möödad. Et oleme lihtsalt valmis selleks, et ega nii on, et nagu ma eile ütlesin ja täna ütlen, et ega nõiarahval on samamoodi, et ega nõid ei ole ju ametlik nagu amet või midagi sellist, et mida riik siis nagu kompenseeriks või toetaks, et kui nõial saabki raha otsa, siis ta võibki hakata mingisugust kaugseansside teel koroonast paranemist või mingit vaktsiini või midagi pakkuma, et lihtsalt olge ettevaatlikud, et te nende õnge ei langeks. Nõia nimi nagu nii rikutud, et eks igasugused hakkavad siin nüüd. Just oli ju mingi artikkel ka sellest, kes siin selle video kirjutas, et suur sõda ja inimeste vabaduste äravõtmine ja mis seal kõik oli. Hästi genereeris iseenesest, aga kahjuks ei vastanud see eriti tõele, mis te rääkisid. Nii on.
nii, kas tuleb veel mõni küsimus või tõmbame tänaseks otsa kokku? Uskumatu, 1,5 tundi. Ma mõtlesin, et ikka ei tule nii palju. Noh, vist ei tulegi rohkem küsimusi. Aga siis ei olegi midagi. Aitüma vaatamast. Teiega oli jälle järjekordselt tore koos aega võtta. Tundub, et Eestis olukord on parem, kui ma prognoosisin. Seda on aina suurem rõõm kuulda. Valmistume kõige hullemaks, siis kui läheb paremini, siis on põhjust tähistamiseks ja pole viga, saame hakkama. Nagu ikka. Homme näeme jälle. Tšau!